Advendi algus on meie kõigi jaoks eriline hetk. See on aeg, mil me tõstame pilgu argipäeva kiirest kulgemisest veidi kõrgemale ning püüame märgata valgust, mis meid ümbritseb. See on vaikuse ja selguse aeg, mil mõtleme oma lähedastele, väärtustele ning sellele, kuidas oleme kogu lõppeva aasta jooksul üksteist kõnetanud ja toetanud. Advent, see on tulemine. See, et miski saaks tulla, peab miski ka minema. Advendiaeg toob endaga kaasa rahu, valgust ja koosolemise rõõmu. Täna jagame me üksteisega mitte ainult küünlavalgust, vaid ka hoolivust ja headust. Just need väikesed soojad teod ja hetked loovad tunde, et me ei ole üksi, vaid kuulume ühte ja armastatud kogukonda. Täname teid, et olete kokku siia tulnud, et ühiselt süüdata jõulukuuse tuled ning avada jõuluaeg 2025. Loodan, et meie südametes on lootus, rahu ja soov märgata üksteist natuke rohkem. Kutsun nüüd siia teie ette oma advendi mõtteid jagama Paide kirikuõpetaja Andres Tšumakovi. Aitäh! Head kaasteelised, head kaaslinlased! Hetk tagasi me tulime välja Paide kirikust, Paide pühakojast ja minu kõrval oli Paide linnapea Kaido Ivask, kes kandis kirikust kaasa saadud advendituld. Oli nõnda, et ta ei kadunud ära selle tulega, ei läinud kuhugi omaette, ei läinud suletud uste taha ega ette tõmmatud kaardinate taha, et seda küünlavalgust nautida üksinda, vaid ta tõi selle siia meie kõikide ette. Mõelgem nüüd, et me kõik oleme saanud siin elus kaasa midagi sellist, mida me saame edasi anda ja mida jagada, mida me ei saa ainult endale hoida, vaid me peame selle teiste inimestega ära jagama. Sportlased, kui nad jooksevad teatejooksu ja kui teatepulka edasi ei anna, siis see võistlus ei toimi. Kooliõpetajad, kui nad oma teadmisi edasi ei anna õpilastele, siis ei ole ju koolil mõtet. Vanemad elukogenud inimesed, kui nad ei anna edasi oma elukogemusi meile, kus me siis oskame siin elus toimetada ja hakkama saada, mis siis, et me tahame nii palju ise ja oma enese tarkuses saavutada, siiski saadab meid möödunud põlvkondade kogemus ja tarkus. Nõnda samuti ka sellel ootusajal ja tulemise ajal mõelgem sellele, mida me saame jagada enda ümber inimestele, oma lähedastele, lapsevanematena, oma tööpostil olles, sest me kõik oleme saanud ühe ilusa kingituse. Mõneti on ju sümboolne, et iga inimene vajab valgust oma ellu, ka vaimuvalgust, ja me kõik vajame soojust, me ei saa kaua külma käes olla. Mõneti seda valgust ja soojust sümboliseerib ka see väikene küünlaleek. Ja mina soovin teile kõigile, et kui te vaatate seda küünalt siin, selle väikse leegiga, et võtaksite kaasa, mis siis, et sellel on sümboolne tähendus. Elu ongi täis sageli ka sümboleid, mis saavad reaalsuseks elutegelikkuses. Võtate kaasa seda soojust ja võtate kaasa seda valgust, mida te saate jagada enda ümber, mitte hoides ainult iseendale, oma mõtetes, oma sõnades ja oma tegudes. Ilusat jagamise aega
ilusat ootusaega, ilusat tulemise aega. Olgem hoitud kõik, olgem hoitud oma lähedastega, oma lastega, kõikide oma kallite ja armsate inimestega, kes meie ümber on ja viimselt kõigiga, kellega me siin seotud ju oleme, igaüks igaühega rahulikku ootusaega ja õnnistust kõigile. Aitäh! Aitäh Andres Tšumakovile ja oma jõulumõtteid tuleb ja jagab meiega ka Paide linnapea Kaido Ivask. Head kaaslinlased, advendi ajal süüdatakse iga pühapäev üks uus küünal 4. Need küünlad kannavad endast sümboolikat, mis on sügav, tähistades vastavalt lootust, armastust, rõõmu ja rahu. Esimene advent tähistab advendiaja algust ja jõuluootuse algust. Sel pühapäeval süüdatakse esimene küünal, mis sümboliseerib lootust, ootusärevust ja rõõmu, mis viivad jõuludele lähemale. Teisel advendil süüdatakse teine küünal, mis sümboliseerib armastust. See kutsub märkama ümbritsevat maailma ja jagama soojust ning tähelepanu oma lähedastele. Kolmas advent toob fookusesse rõõmu. Kolmanda küünla süütamisega mõtiskletakse selle üle, kuidas leida väikseid hetki, mis pakuvad head meelt ja rahulolu ka kiirel ajal. 4. advent tähistab rahu, mil süüdatakse viimane küünal. See pühapäev tuletab meile meelde, et jõulud on kohe käes ning kutsub leidma sisemist tasakaalu ja vaikust, et võtta jõulud vastu rahulikult ja mõtestatult. Head kaaslinlased, olgu meil advendi ajal rahulikke hetki ja südamesoojust ning olgu need 4 nädalat täis ootusärevust, mis viivad meid jõulude rõõmsa tähistamiseni. Aitäh! Ühes lumehelvestega, pehmete ja valgetega, algamas on taas see aeg, mida saatmas rõõm ja naer. Kokku tulemas neid 4, kestes jõulurõõmudeni. Tarmo Selteri mõttest edasi kantuna juhatan sisse tänase kontserdi esimesed esinejad, kelleks on Paide muusika- ja teatrimaja naiskoor. Esmalt kõlab kaunis ja helge laul Minu jõulupuu, mille autor on Alan Melken ja mille eestikeelse teksti on kirjutanud Tiina Kivimäe. Seejärel kuulete laulu Advendiküünal, autor Steve Garden, seade Tuuliki Jürjo ning eestikeelne tekst Külli Salumäe. Ja just selle teise laulu ajal süütab siis Paide linnapea kuusel küünla. Susina
nüüd küünlame, süütame taas, et meil küll külm on soojem saas. nüüd küünlame, süütame taas, ta helmaid ja helgemaks maailma. kui sinulgi on külm, kuni hirmu tunned sa, siis liituda võiksid meiega. kui küünlame, süütame taas nüüd taas. kui küünlame, süütame taas. Järgmisena näete esinemas Paide muusika- ja teatrimaja neidude rühma, mis tuli kokku alles sel sügisel. Rahvatantsurühma nimi on Seltskond. Neidude rühma Seltskond esitusele tulevad 2 tantsu. Üks on üsna vast loodud pealkirjaga Neiud Kiigele ja selle tantsu autor on meie oma Paide tüdruk Kätlin Merisalu. Teise tantsu nimi on Siia laotan südame. Tantsu autor Elo Unt.
laotan südame, ma laotan südame. Kuidas ennast võreseb kain aknalaual päikses? Kuidas ennast võreseb kain aknalaual päikses? Siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Puid põrandal, kohvi aurab pliidid. Puid põrandal, kohvi aurab pliidid. Siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Tuleme olla koos, igatsen ma jälle. Tuleme olla koos, igatsen ma jälle. Siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Õhtuhämar niidu peal, me kohal virmarised. Õhtuhämar niidu peal, me kohal virmarised. Siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Suur tänu, neidude rühm seltskond ja juba on käinud päkapikud siin ja toonud teie jaoks kommi ka. Palun tulge keegi, võtke vastu. Ja järgmisena kuulete siis Paide Muusika- ja Teatrimaja naiskoori, kes on laval juba olemas ja nende esitusest kõlab Läbi lume sahiseva, helilooja Johanna Aavik. Läbi lume sahiseva sõidab saanike, aisa kelleb tillad alla üliärsasti. Aisa kelleb tillad alla üliärsasti. Keena jõulu ette saanud iga metsa kuu.
suur tänu, Paide nais, aga on meil selline huvitav võimalus, et juba praegu me võime jõuluvanaga lähemalt tutvuda. Uurida, kuidas käivad jõuluettevalmistused ja millest mõtleb jõuluvana ise just praegusel ajal ning mida ta soovib meile kõigile sellel erilisel jõuluajal öelda. Tere! Ma soovin teile tere öelda, kallis Paide ja Paide rahvas. Tore, et teid nii palju siin on. Meil on mõned küsimused jõuluvanale. Küsi. Ma tean, et lapsed tahavad alati küsida seda küsimust, et mida teevad jõuluvanad suvel? No terve selle pika suve, kõik need 2 nädalat ma magasin. Ja, no selge. Kuidas jõuluvana oma hommikut alustab? No eile ärkasin, pesin puhtaks hambad, silmad, varbad ja siis sõin putru, nagu lapsedki alati hommikuti söövad putru, kommi ei söönud. Ja nii see hommik algabki, siis pakid reele ja sõitma. Aga pakib siis kes? Päkapikud. Päkapikud pakivad pakke, jätkuvalt on nii. Oled sa ise ka piparkooke söönud juba? Kas ei paista välja või? Sellest on jah. Kas sul on endal ka jõulusoov? Ikka on jõulusoov ja minu jõulusoov on alati see, et keegi ei oleks jõulude ajal kurb ega õnnetu, et see on ikkagi selline rõõmus püha ja siis saab kommi süüa. Ja ma pidingi ütlema, et ma olen juba ühe kirja ka saanud, aga mitte lastelt, vaid see tunnustatud stomatoloogide ühing saatis mulle kirja, et sel aastal võimalikult palju komme jagada, et neil ka tööd oleks. Nonii, eks igalühel jah on omad huvid ka, aga mis see oleks, mis sa soovid lastele nüüd algavaks jõuluajaks? Ikka sära silma, lund soovin teile ka, et tuleks natuke lund. Ma tean, linnapea ütles küll, et ei taha, et selle aasta eelarve on juba pool kulutati esimese lumega ära vist. Aga et lund võiks ikka juurde tulla, et lapsed saaksid kelgutada, et neil oleks jõulurõõmu, et jõuluvana külastaks neid kõiki ja et üldse kogu aasta oleks ilus, mitte ainult jõuluaeg. See on väga ilus soov. Ja sinu tee jätkub nüüd kus? No ma jalutan siin natukene ringi, kui sa nüüd mõtled niimoodi lühikest plaani. Ma jalutan siin ringi natukene, tutvun lastega ja siis lähen sinna oma majja. Seal saab pärast minuga siis natukene kohtuda ja mõnel päeval siin võib-olla veel. Ja siis tuleb hakata ju käima, eks ole, kodust kodusse ja nagu ikka. Ja verivorsti süüa kõvasti ja... Teeme siis nii, et lubame siis jõuluvana siin ringi käia ja ta mõne aja pärast ootab lapsi oma majakeses, kus te saate siis kõik oma soovid talle edastada. Aga teile, kallid paidelased ja külalised, ma soovin kogu südamest ilusat jõuluaega. Soovin, et te oleksite rõõmsad ja oskaksite märgata meie ümber seda, mida võib-olla tõesti iga päev tähelegi ei pane. Ma usun, et Paide linn on märkamist ja tähelepanu väärt. Ma usun, et Paide linna inimesed on märkamist ja tähelepanu väärt. Ja võib-olla me oleksime üksteise vastu ka natuke leebemad ja mitte nii kriitilised ja võib-olla ei annaks nii palju hinnanguid, et valitseks tõepoolest ilus jõuluootuse aeg ja saaks saabuda jõulurahu. Ma soovin teile tänaseks õhtuks meeldivat õhtu jätku
te saate veel mõnda aega siin Wittgensteini jõuluturul ringi kõndida, lapsi ootab jõuluvana ja need, kellel tänaseks on teod tehtud, käimised käidud, ilusat ja turvalist koduteed.